No nii, tere õhtust öösel kõikidele, et ma olen Circle Case ja täna ma tahan pidada ühte monoloogi. Ja leidsin siin ühe pudeli, mille vastu ma siis saan panna oma telefoni ja siis pidada teile monoloogi. Nii, ma siis tulin, seal on siuke valgus kohe teile silmadesse, et ühesõnaga tulin suitsu ostma, sest energiat on nii palju. Ma ei ole väga monoloogide pidaja, sest see valgus paistab mulle kohe peast välja. Aga vist pean pidama ühe monoloogi. Et viimasel ajal olen ennast veits lukku pand teie eest, maailma eest. Ja tulen siis jällegi kapist välja, et oma avastustega lagedale tulla ja olla teiega aus. Sest see on minu kvaliteet, mida ma tahan endas arendada ja siis tuleb seda välja näidata. Eelmisel nädalal või üle-eelmisel ma mõistsin, ma ainult ainult mõistsin, ma nagu tundsin tugevalt ära endas, kuidas ma võitlen selle maailmaga ja kuidas ma jätkan võitlemist. Ja see ei ole olnud ainult selles elus, see on olnud läbi elude ja ka teistel planeetidel, et kes siis usub, kes ei usu. Olen olnud võitleja, olen olnud võitleja, siis mitte sõdur, aga selline, vene keeles on sõna voin, nagu võitleja. Ja muidugi jätkan seda sama programmi ja mustrit ka selles elus ja võitlen kõigega. Võitlen kõigega oma elus. Kohe seletan teile natuke lahti, vahepeal ma teen suitsu ja siis kui jutt tuleb, siis ma teen juttu teile. Võidelnud olen maailmaga, inimestega, kõik iseendaga. Et juba lapsest saati olin sellistes tingimustes, kus pidin võitlema. Ja kui ma sellest räägin, siis mulle tuleb näiteks pähe selgelt nägijate tuleproov. Vene keeles on see bitva ekstrasentsov, mis siis otse tõlkes tähendab selgelt nägijate võitlus. Bitva. Võitlus, jälle võitlus, vaata. Võitlused on igal pool. Ja siis see nagu hakkas viimastel aastatel nagu vähenema minu elus. Sest endaga sai ikka tohutult tööd teha. Juunis lõppes minu 5-aastane, praeguseks võtan natuke pausi, et 5-aastane õppede teekond, kus ma siis käisin 4 aastat paralleelselt transpersonaalset psühholoogiat õppimas ja konstellatsioone, pere, struktuurseid ärikonstellatsioonid lõpetasin. Sotsiaalmeedia turundus, isikliku brändi ülesehitamine, üritasin suhteid luua, mis mul ei õnnestunud. Ja siis nüüd viimane aasta on olnud kuidagi vaiksem, et sellel aastal olid ärikonstellatsioonid ja praegu ma tahan pausi võtta. Aga millal ma siis märkasin eelmisel nädalal, et ma võitlen maailmaga, ikka veel võitlen ja tahan seda võitlust, ma ihkan seda. Et vabal ajal ma vaatan seriaale ja selliseid anime multikaid
kus on hästi palju võitlust, erinevad rassid, erinevad võitlused. Ja siis ma sain aru, kui ma näitasin neid multikaid oma sõbrannale ja me vaatasime neid koos, siis ta vaatas neid nii hästi ja siis lõpuks ma nägin kõrvalt, kuidas ma näen välja siis. Et minu elus on nagu enam-vähem kõik rahulik, aga ma kutsun oma ellu võitluse läbi selle, et ma vaatan neid seriaale, kus on pidev võitlus. Et isegi praegu nagu ma hakkasin vaatama seda Walking Deadi ja seal on nagu ellujäämine, võitlus jälle. Ja siis ma vaatan ennast kõrvalt ja vaatan, et ma ju ihkan seda, ma ju ihaldan, kui ma vaatan isegi selliseid seriaale, et ma tahan seda ju oma ellu. Järelikult ma tunnen sellest puudust. Et ma tunnen puudus võitlusest. Ja siis ma sain aru, et ma tahan selle asja lõpetada. Ma ei taha enam võidelda. Ja Vlad Sõõritsa käis nüüd eelmisel nädalavahetusel Tartus ja ma teiega soovitan veebruaris kõikidel tulla Vlad Sõõritsa konstellatsioonidele, üritustele ja ma võtsin vastu otsuse, et ma tahan selle võitlemise maailmaga lõpetada. Ma ei soovi enam võidelda. Tahan elada rahus. Tahan vaadata rahulikke filme, multikaid, Totorot. Vaatasin näiteks. Ja siis tuli selline küsimus, et mis ma siis teen selle asemel, et kui ma võitlen. Mis ma siis teen? Tähendab, et kui ma enam ei võitle, mis ma siis teen. Ja terve päeva täna mõtlesin sellise asja välja, et ma nõustun maailmaga sellisena, nagu see on ja enam ma ei võitle maailmaga, ma ei võitle iseendaga, vaid ma lihtsalt proovin nõustuda kõigega, mis toimub. Ja ma arvan, et see on väga tervislik positsioon, väga selline ökoloogiline ja tervislik. Selle peale tuleb siuke rahusõdalane, nagu rahusõdalane. Peace warrior. Et vaatame, kuidas see hakkab avalduma. Et nüüd ma võtan suuna sellele, et lõpetada võitlemine ja lihtsalt võtta maailma sellisena, nagu see on. Ja hästi põnev on, hästi põnev, kuidas see hakkab avalduma. Kuidas see siis hakkab, kuidas see rahu hakkab avalduma? Vaatame, kuidas see siis hakkab mu elus väljenduma. Sest kui minu sees on lõpuks rahu, siis välismaailm hakkab peegeldama mulle ka rahu. Et mida ma veel endast täna avastasin, et ma käin sellises programmis nagu Sõlmed, Uzlu. Ja see on mõeldud ettevõtjatele. Ja see programm on tegelikult anonüümsete alkohoolikute järgi 12 sammu programm. Ja seal me võtame ette neid inimesi, kelle peale me oleme solvunud ja vaatame seda solvumist ja negatiivsust, rahulolematust siis erinevatest külgedest. Vaatame läbi ja siis võtame teist poolt. Selles mõttes teist poolt, et võtame selle solvuja positsiooni ja proovime näha sealt oma egokesksust, oma defekte, seda, kus mina olin ebaaus ja mis kasu mul on võidelda ja mis iganes, mis kasu mul on hoida seda solvumist alles.
ja seda, mis juurhirmud on selle taga. Ja seda, mis ma olen tähele pannud, on see, et peaaegu igal inimesel, ma olen nüüd veebruaris sellest programmis, peaaegu igal inimesel, keda me oleme läbi vaadanud ja mina olen 4 sõlme praegu lahendanud, on üksinduse hirm kõige taga. Peaaegu igal inimesel. Soovimatus võtta vastutust oma elu eest, oma äri eest, oma lähedase, näiteks täna tuli välja, et ühel inimesel oli hirma luua nagu kontakti ja suhete eest, parandada suhteid, sest lähikontakti tagajärjel inimene võib sind hüljata või inimene võib sind maha jätta ja siis selle taga on üksinduse hirm ja see on hästi paljudel, kaasa arvatud minul. Ja psühholoogiga sa võid vaadata, et mina tean täpselt, kus see hüljatuse hirm mul pärineb, et kui ma olin 10-aastane, siis võeti emast ära mind ja pandi asenduskodusse. Ja siis minu viimane sõlm oli minu kasuemaga asendusperest. Et mul oli hästi palju selliseid solvumisi tema pihta, et ta käitus meiega valesti, et ma ei hakka kirjeldama siin kõiki asju, mille peale ma solvunud olin. Aga mõte on selles, et 5 aastat me ei suhelnud. Ma lõpetasin suhtlemise ja olin kinni, ei tahtnud suhelda, hoidsin seda solvumist ja ei tahtnud sellest lahti lasta. Sest kogu minu identiteet oli üles ehitatud selle peale, et hoida seda õnnetu, kohe need autod lähevad mööda, et hoida seda õnnetu lapse identiteeti, see õnnetu lapsepõlvega lapse identiteeti. Et mul oli selline soov sellest kinni hoida ja kuidas ma siis oma valust lahti lasen. Ja kui ma ei suhtle temaga, siis ma karistan teda sellega. Ja ma sain aru, et sellest karistamisest ma karistan tegelikult ainult iseennast sellega, et ma ei suhtle temaga ja hoian seda solvumist alles. Ja siis ma astusin sellest üle. Ja mida ma mõistsin? Ma mõistsin seda, et tegelikult ma olin põhimõtteliselt laps, üksik laps peres emaga, kellele oli kogu tähelepanu suunatud 100%. Ja ma olin selline izbalovanne. See on nagu ära hellitatud laps. Ja järsku ma satun perre, kus on 10 last ja ma enam ei saa seda tähelepanu, sest see ei ole reaalselt, füüsiliselt enam võimalik saada sama hulka tähelepanu, kui ma sain oma emaga. Ja ma tahtsin, et minu kasuema käitub minuga ja annab mulle täpselt seda armastust, mis andis mulle ema. Panin oma kasuemale selle rolli ja siis, kui ta ei suutnud seda täita, siis ma solvusin ja terve elu süüdistasin teda selle eest, et ta ei andnud mulle piisavalt armastust. Ja ei täitnud selliseid soove, nagu mina tahtsin, et ei käitunud niimoodi, nagu mina tahtsin, et ta minuga käituks. Ja ma mõistsin, et see on väga nagu egokeskne. Astusin sellest üle. Käisin kasuema juures, me taastasime kontakti, mul on siiralt hea meel selle üle, et lõpuks ma hakkan lahti laskma sellest kuradi õnnetu lapse identiteedist ja hakkan võtma vastutust oma elu eest. Hakkan lõpuks saama täiskasvanuks. Varsti ma võtan läbi ka oma ema ja isa. Ühesõnaga on olnud põnev teekond ja taastada kontakt sellega, kellega ma ei tahtnud taastada kontakti. Lasta oma solvumistest lahti, tulla oma egokesksusest välja. Ja teen selle suitsu siis lõpuni.
kuidas siis hakkab maailm avalduma, kui ma ei ole enam see solvunud laps õnnetu lapsepõlvega? Kui ma tunnistan, et ma olen täiesti tavaline laps, täiesti tavaline inimene. Kui ma suudan lõpuks oma südamesse lasta rahulolu, kui ma ei karda enam mahajätmist, hüljatust ja üksindust ja võtan kõike sellisena, nagu see on. Ja tänan maailma kõige eest ja võite ka kommentaarides kirjutada, kes tundis ennast ära, mis hirmud teil on, mis solvumised teil on. Et kui teid midagi puudutas minu jutust, võite julgelt kirjutada kommentaaridesse, kommenteerida. Püüan seda vastu võtta. Niisiis, praegu on kell 1 öösel. Sain oma suitsu ja nüüd lähen rahulikult koju tagasi magama ja homme uus päev. Vaatame, mis uus päev mulle head toob. Aitäh kõigile!